teen täna nii, et jagan kõigepealt sõna ja koosoleku lõpupoole võtame veel neid palvesoove ja asju ka, nagu me seda ikka teeme. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime praegu issanda ees olla. Ma palun, et anna mul see üks kaustik veel, mis seal on, ma olen ühe vist võtnud ole ja siis on mul parem, kui on see ka, jah. Ja nagu ikka, selline tegelikult oli väga selline teistmoodi ärev öö, mis siin möödunud öö meil oli. Kes jälgib uudiseid, need teavad neid asju, siin oli selline, et ütleme, see Lähis-Ida sõda oli sellises üsna ärevas punktis, nii et ähvardused olid, et kuni selleni, et võib minna aatompommideni välja ja ega need asjad ei ole naljaasjad, isegi need profeteeringud ja asjad, vaatasin täna veel, võib-olla pärast, kui palves oleme, loeme veel, et see 5 tinglilt maa 5 kontinendile, see 98. aastal see üks profeteering, mis meil on olemas, et seal räägib ka Lähis-Ida kohta ja räägib samamoodi, et need aatomilöögid asjad ka seal tulevad nende keskel, aga kiitus Jumalale, et mitte veel täna öösel. Ja sellepärast see on tegelikult üks väga, väga suur arm, sest see muudaks väga tugevalt seda maailma ja üldse olukorda, mis on. Aga kõigis selles, et ikkagi veel nagu see armuaeg püsib, me näeme just seda Jumala sellist pikka meelt. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nii, et tänu Jumalale selle eest, et võime täna tulla issanda juurde ja nagu õppida tema käest seda pikka meelt. Jeesuse juurde toodi kord see üks patune naine ja seal on niimoodi, et ta oli abielu rikkumiselt tabatud ja siis mehed, kes teda tõid, ütleme, tahtsid teda kividega visata, kivid olid kaasas ka, aga Jeesus ju tookord ütles, et kes on ilma patuta, olgu esimene kivi viskama. Ja sellepärast, kallid, me elame tegelikult Uue Testamendi ajas. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, patupalk on surm. Seda ei ole mitte keegi ega mitte miski muutnud. See on jäädavalt nii. Aga vaata selle karistuse täideviimine, ka ma mõtlen sellises otseses mõttes, nii nagu see Vana-testamendi ajal oli, et visati inimesi kividega surnuks. Vaata selle koha pealt Jeesus Uue Testamendi ajal teeb väga suure muutused, kes on ilma patuta, olgu esimene kivi viskama. Seal oli üks ainukene, kes oleks võinud kivi visata, aga tal kivi ei olnud ja see oli Jeesus. Sellepärast, et tema oli ilma patuta ja ütleme, ta nagu ise nagu selle ütlemisega nagu omaks seda võimalust, aga ta näitas seda eeskuju ka, et ta ei tee seda. Ja ta ütleb selle naisele, et mine ja enam ära tee pattu. Ja sellepärast on nii, et vaata, see on see Kristuse meel ja kuidas nagu asju lahendada praegusel ajal, kus meie oleme elamas, sellise Kristuse meelsusega. Sellepärast me näeme sedasi, et meil on see vana loomus, mis tahaks asju lahendada, meil on see, ütleme, see Vana-testamendi õpetus, et silm silma vastu ja hammas hamba vastu ja ütleme, et kõik need asjad on nagu olemas ja me vahest tahaksime nagu haarata nagu nendest asjadest ja teistest meetoditest ka. Aga siiski, kes me oleme Jumala lapsed, meile kehtib eelkõige see Kristuse meelsus ja Kristuse eeskuju. Ja sellepärast on väga oluline, et meil jõuaks nagu kohale, et kuidas mõista seda armu ja tõde tegelikult, mida issand on põhimõtteliselt siia sellesse maailma enesetulekuga toonud. Et me oskaksime olla armulised ja aga selle juures tegelikult, et tõde ei jääks ka tegelikult kuulutamata. Nüüd on nii, et paar aastatuhandet on möödunud sellest, kui Kristuseks tegutses ja elas siin maa peal ja selle paari aastatuhandega on tegelikult kõik olnud. Ei suuda meie kokku lugeda kõiki neid sõdasid ja asju, mis on olnud ja kõiki neid võimuvahetusi ja olukordasid ja muutusi, mis iganes siin selles maailmas on olnud. Ja sellepärast on see nii, et ei ole see Kristuse nägu paljuski olnud see maailm. Ei ole kristlased olnud siin alati absoluutselt Kristuse nägu ja ajad on olnud erinevad. Meie täna jätkuvalt saame ütelda, et Jumala armust me elame veel rahuajas. Ja sellepärast 45. aastast, kui see teine maailmasõda ära lõppes, siis põhimõtteliselt meie maal on olnud rahu. Nii et kiitus Jumalale selle eest, et see nõnda on olnud. Praegu on võib-olla selline aeg, kus need sõjamõjud on jälle, mis on siin selles maailmas nagu kuidagi meile rohkem nagu mõjumas ja sellepärast on nii, et need sõnumid ja asjad on kuidagi teravamalt ja oht on tegelikult ka on tõesti palju suurem, sest asjad on toimumas meie lähedal, aga isegi see, mis seal Lähis-Idas toimub, see on samamoodi ju tegelikult mõjutanud ju meid. Ja sellepärast maailm on jäänud nagu väiksemaks ja selles mõttes on ta väiksemaks jäänud, et uudised levivad nii kohutavalt kiiresti. Vanasti seda niimoodi ei olnud, sellepärast, et millalt sealt lahinguväljalt neid sõnumeid toodi aga praegu on see nagu teistmoodi, et saame nagu üsna
reaalajas nagu kaasa elada nendele asjadele, mis on nagu sündimas. Ja nüüd on nii, et ega tänasel õhtul, kui me siin oleme, et ega me ei hakka siin asju lahendama. Meie asi on see, et paluda ja otsida Jumala tahet, sündigu Jumala tahe. Vaata, Jumal teab, mida inimesed on teinud, mida kuningad on teinud, mida rahvad on teinud. Ega Jumal ei lahenda asju niimoodi nagu ainult nagu mingisuguseid tänase päeva asju. Ta võtab läbi sajandite. Kui on miski võlg maksmata, isegi sajandite tagune, siis Jumal võib ühel päeval ütelda, et nüüd on see võla maksmise aeg kätte jõudnud ja nüüd see põlvkond peab selle asja ära klaarima. Ja sellepärast on see nii, et ärme võtame väga isiklikult nagu seda kõiki neid riike ja rahvaid, et kes probleemidesse sattuvad ja et see oleks just nagu tänasel päeval kõik sündinud. Kuule, need põlvkonnad ette oskasid neid võlgasid tekitada ja kus siis ka tagantjärgi tuleb neid nagu maksta, sest et nagu sõna ütleb, et 3.–4. põlveni tuleb seal, ütleme, neid asju klaarida ja õnnistustega on parem, need tulevad 1000. põlvest saadik ja sellepärast on see nii, et Jumal on Jumal. Aga vaata meie, ütleme, elu on ju selline nagu piiratud ja meie mõtlemine on piiratud ja siis meil jookseb asi nagu kinni ja sellepärast ongi nii, et võtame rahulikult, et õnneks meie kõiki neid asju lahendama ei pea, mis siin selles maailmas on ja ärme seda üldse nagu püüagi. Ja sellepärast ongi meil Jumal, kelle ette tuleme, palume ta tahet, usaldame, õnnistame neid, kes on juhtivatel positsioonidel, palume nende pärast, sest et juhtidel on tõesti suur vastutus ja sellepärast juhtide pärast paluda, et nad teeksid tarku otsuseid, no seda tasub tegelikult alati teha. Ja Jumal tarvitab rahvaid, me näeme sedasi, et Jumal ei ole muutnud ka seda, kindlasti ta on see sama Jumal, et kui Vanas Testamendis me näeme, ta tarvitab naabreid, ta tarvitab teisi rahvaid oma selliste ülesannete jaoks nagu, et kui ta tahab kedagi karistada, toob kallale, kui vaatad seal kohtumõistjate raamatut või vaatad seal, ütleme, Iisraeli kuningate aegasid ja kui seal prohvetid Jesaja ja Jeremia kirjutavad ja see oli täpselt niimoodi, et ega siis seal ei tulnud mingid tulnukad karistama neid, vaid et täitsa naabrid, kes seal olid. Ja inimesed olid, ütleme, ja siis oli see kuidagi liiga isiklik, et nagu jäi meelde, et kes siis käis ja kuidas käis aga võta nüüd lihtsalt ühe sellise koha prohvet Jesaja raamatust. Siin Jesaja 10. peatükk ja võtan siit lahti praegu 5. salmi ja siin on öeldud selliselt, et häda Assurile, kes on mu vihavits ja kelle käes on mu sajatuse kepp. Ja sa mõtle sedasi, et see, keda Jumal oli valinud sellel hetkel, Assur, kes pidi olema siin selles maailmas Jumala ülesanded ka täitmas, kes on minu see vihavits ja mu sajatuse kepp, ütleb häda talle. Et ei ole kerge ülesanne ja sellepärast on see nii, et vahest on nagu niisugune tunne, et kellele antakse see nagu see mõjukoht ja kes võib siin selles maailmas nagu valitseda ja et see justkui oleks midagi väga kerget. Ei ole. Ja juba sealt 12. salmist siin samas peatükis on öeldud sedasi, et aga kui issand on lõpetanud kõik oma töö Sionimäel ja Jeruusalemmas, siis ta nuhtleb Assuri kuningat, ta südame ülbuse, vilja ja ta suureliste silmade kõrkuse pärast. Ja sellepärast on niimoodi, et ta täitis küll neid ülesandeid, aga kui ta tegi seda ülbelt, kui ta tegi seda suureliselt, siis oli niimoodi, et juba prohvet ütles ette, et küll ta saab tegelikult selle oma osaga kätte, sest et issand on väga õiglane ja ta paneb väga täpselt kõiki asju nagu kirja, tähele ja see kõik sünnib tema tahtmise järgi siin selles maailmas. Nii et nii ta on. Nii et Jumal teab kõike, mis siin on selles maailmas toimumas ja tänu Jumalale, et me võime näha, et ka praegusel hetkel, et mingisugune selline, ütleme, Jumala kartus nagu inimestel tuleb, et kõik rahvad enam igasse sõtta nagu ei tüki, osad ütlevad, et ei, et me praegusel hetkel hoiame eemale, me jääme ka neutraalseks ja me ei taha nagu nendes asjades otseselt osaleda ja et toimuvad nagu need otsused ja asjad. Ja see on just eriti sõltub just nendest rahvaste juhtidest ja valitsevast poolest, kes need otsuseid tegelikult teevad. Nii et meie asi sellepärast tõesti paluda, et juhtidel oleks tarkust. Aga kui nad Jumala käest tarkust ei saa, siis neil seda lihtsalt ei ole. Sellepärast, et ega üks tõeline tarkus on ainult, võiks ütelda meile tõesti see, mis tuleb Jumala käest ja kui inimesed Jumalat ei austa, siis on üsna raske. Jumal tahab tegelikult, et tema sulased oleksid siin selles maailmas nõuandjateks ja osadel, ütleme,
presidentidel ongi niimoodi, et on täitsa jumala mehed, pastorid ja mõnel on terve rida neid juures, kes ta pärast palvetavad ja on. aga vaata, isegi nendel, kes seal juures on, nendel peab olema seda julgust ja tarkust, et rääkida ka seda tõtt, mis on tarvis. sellepärast, et see, no kuidas ütelda, see suurte juurde minemine on nagu sellise mõjuga, et inimesed nagu lahustuvad ise selle sees ära, et nad kaotavad nagu iseenda. Ei juleta nagu iseendaks jääda ja hakatakse nagu otsima nagu võib-olla selle suure nagu tahet ja meelepärast olemist ja toimub nagu selline moment ja sellepärast on see nii, et ega ma räägin seda sellepärast, et selles on tegelikult on see oht ja sellepärast on see nii, et aidaku Jumal eriti neid, kes on nendes, nagu ikka oleme siin rääkinud, nendes Esteri positsioonides või Danieli positsioon või oli see Rist Johannes, kes seal pidi seal, ütleme ka, rääkima tõtt ja just valitsejatele seda ütlema ja selleks on erilist tegelikult sellist julgust vaja, tarkust vaja. No ütleme, et see tarkus ja sõnumid tulevad tegelikult Jumala käest, aga et need ei jääks nagu ütlemata ja sellepärast on kindlasti ka nii, et Jumal ei tee ka praegusel ajal mitte midagi, ilmutamata oma nõu oma sulastele prohvetitele ja sellepärast see kõik on tegelikult on olemas. Aga väga tähtis on see, et need julgeksid ja ütleksid edasi seal, kus seda tegelikult on vaja. Minu tänane käsk oli selline, et pean tegelikult jagama teile veel prohvet Jeremia raamatust ja Aamose raamatust ja just seda paljastavat külge, mida prohvetid siis avavad rahvaste eludes. Ja seal on niimoodi, et põhimõtteliselt on seal Aamose raamatus on eriti väga selgelt, et seal on, ütleme, nendele paganarahvastele, kui nii nimetada, ja siis ka Iisraelile ja Juudale öeldud. Ja siis, ütleme, et Jeremias on kõige rohkem ikkagi just, kus me loeme, on räägitud nagu Juuda koha pealt. Aga nüüd niisugune küsimus, kuidas Jumal meile peab Eestimaale sõnumi andma? Vaata, meid on üks väike käputäis on kristlasi, kes on siin sellel maal. Ja meie maal on suur hulk neid, kes ei ole usus. No ütleme, et nagu uhkustatakse sellega, et me oleme kõige ateistlikum, kõige vähem on meil usklikke, oleme selline rahvas. Tähendab sedasi, et Jumalal on nagu siin kaks mõõtmist. Ta mõõdab meid, kes me oleme issand omad, kuidas meie tema seaduse järgi elame. Aga need paganad, kes elavad, ütleme, oma arusaamise järgi ja kummardavad oma puu ja kivi jumalaid või mis iganes nad teevad, eks, neid ta mõõdab nagu selle südametunnistuse järgi, nagu Rooma kirjas on. Ja Jumal saab sellega täiesti hakkama, tema sellega sassi ei lähe. Isegi kui loed, ütleme, prohvetit, siis vaata, prohvet Jeremia, kui ta seal räägib, ütleb, ta toob nagu eeskujuks pagana rahvaid. Ütleb, et need pole jumalaid vahetanud. Et need on ustavad oma puu ja kivi juures ikka ustavalt, tead, eks. Ja ütleme, need ei ole jumalaid vahetanud. Aga jumala rahva koha pealt öeldakse sedasi, et aga te olete siuksed, et te unustate oma jumala, taganate temast, vahepeal häbenete ja sellepärast on see nii, et vaata, siin on väga, ütleme, isegi ebameeldiv nagu lugeda nagu selliseid sõnumid, mis tulevad jumala käest, et jumal just niimoodi, et ta saab isegi paganaid seada nagu eeskujuks meile ja vahest, kes me oleme jumala omad. Aga midagi teha, peame selle vahest häbiga vastu võtma, et just meiega on ka just niimoodi juhtunud. Ja eks ongi nii, et jumal on algusest saadik seda maailma jälgimas, mis toimub ja sellepärast on see niimoodi, et temal on kõik teada, tal on kõik arengud teada, tal on kõik sugupõõd teada, tal on kõik meie geenid teada, tal on kõik meie eeldused, meie võimalused, mida ta meile on pakkumas, mida ta on meisse loonud, tal on kõik teada tegelikult. Me ise ei tunne, ei tea nii palju ennast, kui Jumal meid tunneb. Ja sellepärast on nii, et tal on õigus tegelikult oodata nagu meie käest ka seda, mida ta meisse nagu siis andnud, mida ta on pannud meisse, millised võimalused ta meile kinkinud ja sellepärast lihtsalt meil tuleb olla Jumalale kuulekas, kes me juba Jumalaga suhtlema hakkame. Ja nii ta on, et ega siin maailmas vast me näeme, et õiged saavad ka nagu päris raske olukorra üle elada, eriti Hiopi raamat on ju selline väga õiglane mees, äkki on sellises tohutus kaotuses, kõik tal läheb, eks. Ja varandused ja pere ja seal tervis ja kõik on löögi all. Et millised proovid tegelikult ja seal samas on niimoodi, et me näeme, et Jumal on valmis seda ka kõike nagu taastama ja sellepärast, kallid, meil on selline Jumal.
ja põhimõtteliselt on nii, et jumalal on oma sõna, nii nagu täna laulsime. See on kindel, kõikumatu, kõik jumala plaanid lähevad tegelikult täide ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, et meie nagu ütleme, võtaksime ka neid hoiatusi, mida Jumal räägib oma sõnas väga, väga otseselt ja väga, väga tõsiselt. Ja võtan näiteks sellise koha lahti praegusel hetkel, 2. Peetruse 3. peatükk ja sealt jõuame ühe sellise huvitava mõtte juurde, mis räägib ka Jumala pikast meelest, aga kõigepealt võtan nagu selle koha, siis 2. Peetruse 3. peatükk, 10. salm võtan, aga issanda päev tuleb nagu varas, siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Ütleme, siin me mõtleme nagu sellist, kuidas ütelda, sellist päris suurt issanda päeva, kuidas kõik hakkab siis lagunema siin selles maailmas. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et ega need on need väiksemad lagunemised ja asjad, mis seal käivad, et kui ikkagi tuumasõjaks läheks, siis see tuuma lagunemine oleks ikkagi päris karm värk tegelikult. Ja sellisel hetkel on nii, et tõesti, et missugused siis meie peame olema selles pühas elus ja Jumala kartuses, et nendes olukordades oma hingega pääseda, sellepärast et sellised asjad siin selles maailmas on. Ja need, ütleme, need jõud on tegelikult ju olemas. Ütleme, et siin nendel tuumariikidel ja vahepeal räägivad küll, et võib-olla on osad nagu nässu läinud, et võib-olla need enam ei tööta ja ärgu nad hakaku proovima neid, kas nad töötavad või ei tööta, et pigemini ongi nii, et olgu nad sellises olukorras, et neid ei tarvitata. Aga kui nüüd siiski prohveteeringuid ja asju meelde tuletada, siis nii nähtavasti sellel maailmal päriselt see mitte ei lähe, vaid ikkagi ka need suured jõud, mida inimesed on ise tegelikult kokku pannud, et need ühel korral on ka siiski väga tugevalt tarvituses. Ja sellepärast täna me võime veel kord ütelda tänu Jumalale, et siin maailmas on nagu, ütleme, Hiroshima ja Nagasaki, ütleme, et 2 linna, mis on otseselt saanud nagu sellise oma tabamuse selle tuumapommiga. Ja ma ei tea, ütleme, et kilotonnides öeldakse, et 20 kilotonni oli see, mis nendele linnadele visati nende pommide suurused. Praegu pidid olema need taktikalised juba 75 kilotonni, et üle 3 korra tugevamad, mis öeldakse, lihtsalt niisugune väike taktikamäng, et mitte päris pomm veel. Ja sellepärast see asi on läinud kohutavalt nagu suuremaks ja võimsamaks ja sellised reaalsed ohud, ütleme, seisavad siin selles maailmas üleval. Aga kiitus Jumalale, et põhimõtteliselt on niimoodi, et vaata, Jumal on nagu ka nendest asjadest on tegelikult üle. Ja sellepärast on nii, et me peame lihtsalt paluma Jumala armu ja me näeme sedasi, et Jumala pikk meel on tegelikult, ütleme, ka neid hävingu olukordasid nagu edasi lükkamas. Ja sellepärast see on üks selline täitsa mõtlema panev asi. Siin on nii, et Peetrus selles samas lõigus ütlebki sedasi, et 3.3 selles teises kirjas ja 3. peatükk 3.3. Seda teadke, et viimsel päevil tuleb siis pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad iseenese imude järgi, neid on küll ja küll, siis kui nad ütlevad, et kus on tema tulemise tõotus, sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda, nagu on loomise algusest peale. Ja sellepärast on see nii, et vaata, küsimus oli, see oli 1. sajandi lõpus kirjutatud kiri ja nad ootavad tegelikult issanda tulemist. Kus issanda tulemine jäi? Meil on 2 aastatuhandet on mööda läinud ja issand ei ole veel tulnud. Ja me ikka ootame. Võib-olla vaata, see ongi nii, et kui asi läheb nii pikale, et siis võib tegelikult nagu meie, nagu kuidagi see ootus nagu hakata kustuma teatud mõttes. Ma usun sedasi, et sellised olukorrad, kui jälle maailmas teravnevad, see tõstab jälle Jumala rahva niisugust ootust, et vaata, nüüd hakkavad asjad täituma ja inimesed siis mõtlevad nagu asjadele rohkem. Aga üldiselt on see oht, et vaata, kui palju räägitakse, siis kaotab see rääkimine nagu teatud mõttes nagu mõju. Aga see ei tohiks tegelikult nii olla. Ma ütlen, et parem Jumal rääkige kogu aeg, aga meie meel peab olema ärkvel. Sellepärast, et ütleme, et kas meile meeldiks niimoodi, et me elame niisugust usuelu, kus Jumal meiega enam ei räägi. Tead, see ei ole sugugi, ei ole meeldiv. Tegelikult on see nii, et tahad seda rääkimist. Hiljuti ma jutustasin ühte oma seda lugu, räägin täna ka selle, kuidas, olin siis Nõmme koguduses ja mäletan seda perioodi ja niisugune tunne oli, et kuule, et Jumal muga ei räägi juba tükk aega, et mitte midagi niisugust konkreetset ei ole nagu saanud ja mul oli täitsa niisugune palve, et Jumal, ma tahaksin täitsa aru saada, et sa muga räägid. Ja ma tegin sellise palve, et Jumal,
paku mulle see välja niimoodi, et räägi minuga, nii et ma täitsa aru saan, et asi on korras, et ühendus on korras ja ongi nii. ja see juhtub sellisel moel, ühel päeval, kui sõidan oma autoga, nähtavasti sõitsin töölt koju, ja sõitsin sinna Nõmme Mäkke, kes seda Tallinna linna natuke taipab, et sealt ülikooli juurest tuled üles, seal niisuguse pöörakuga läheb, seal need suusamäed ja värgid ja mis seal ümber ka natukese on, ja sealt lähed üles Mäkke, seal on 2 rada, mis läheb Mäkke üles, 1 rada tuleb mäest alla. Ja mina sõidan ühest sapakast mööda, ühest täiesti uuest sapakast, millel pole numbritki küljes, autopoed olid ka seal kandis, mees tuli poest oma uue autoga ja kui ma sellest autost olin mööda sõitnud, siis ma saan täitsa selge niisuguse ütlemise teadmise, see auto sõidab sulle otsa. No ma mõtlesin, mis asja ma teen, tead, niisugune sõnum, et auto sõidab otsa, no ei tahaks, et minu autol otsa sõidetaks. Siis mõtlesin, Nõmme turg on seal, et keeraks vasakule, et läheks sinna turuparklasse. Ja mõtlesin, no mis ma sinna lähen, et kui ta otsa sõidab, küll ta järgi tuleb. Et et kui seal juba kokku lepitud, see värk on nii, et see on. Ja mõtlesin, et naljakas on ka tee pealt ära kaduda nüüd, et lihtsalt selle teadmisega, et ma nii. Valgusfoor läheb punaseks ees, pean pidurdama. Vaatan peeglist hoolega, no kas sõidab otsa või ei sõida otsa. Vaatan, jätab juppmaad vahet ja ei sõidagi otsa. Ja jäin, mõtlesin, no ei sõitnud otsa. Jäin seda mõtlema, et otsa sõitnud ja siis kes tonksti ja sõitiski otsa. No ta vaatas, et vahe jäi suureks, lasen lähemale, lasi, nii et ikka lasi pihta ka. Tead, mul oli muidugi oma Moskvitsil oli tugev konks oli taga, teisel oli seal üks mõlgikene seal ees, mitte ka väga suur õnneks. Mina tulen välja ja naeran südamest, jumal, sa rääkisidki. Ja tead, teine, ega ma talle ei ütelnud, et mul on siin omad värgid Jumalaga, et ma kuulasin praegusel hetkel Jumalat ja sain teada, et sa mul otsa sõidad. Ja see, ma niisugused usujutte talle rääkima ei hakanud. Vaevalt ta seda mõistis, ta oli ise nii ähmatanud ja ütleme, tegi, mina ütlesin, minul pole mingit probleemi, mine sina ka rahuga ja sul ka sapakal ju eriti mootor taga ja seal pole mingit muret, et kui seal ees väike mõlk on. Ja sellepärast, kallid, nii see on, aga mul oli tegelikult hea meel, et Jumal, sa räägid. Ja meil on tõesti hea meel, kui Jumal räägib, et kui me tuleme pühapäeval kokku, kui tuleme kolmapäeval kokku, et Jumal, sa räägid, et ei ole mitte niimoodi, et me peame mingitest vanadest mälestustest, et Jumal, sa kunagi rääkisid ja kunagi midagi tegid ja me elame sellest. Ei, me tahame seda tänast osa samamoodi. Ja nii, et nii ta on. Aga Jumal on, et ütleme, teatud asjad on nii kindlad. Hävingut põhjustab siin selles maailmas väga selgel põhjusel on patt. Veeuputuses hukkus tookordne maailm, eks, ja siis on, ütleme, sellised momendid, et läbi ajaloo on see Soodom, Gomorra või mis iganes me näeme, et need asjad sünnivad. Aga seal juures on nüüd üks selline huvitav moment, katsun neid mõningaid salmisid ka tegelikult nagu võib-olla üles siin otsida, sellepärast, et vaata, Jumal on kuidagi ühesõnaga väga huvitavalt nagu meiega ka käitumas. Ja ma teen siit mõned Peetruse kirja salmid lahti, see on 1. Peetruse 3:20, millele juhin nüüd tähelepanu. Ja seal on üks selline ütlemine, et kes olid olnud sõnakuulmatud, muiste, kui Jumala pikk meel ootas noapäevil laeva valmistamise ajal, milles vähesed, see tähendab 8 hinge veest päästeti. Jumal ootas 8 inimese pärast, eks, et kui saaks laev valmis ja Jumala pikk meel ootas ja ennem ei tulnud veeuputust. Ja sellepärast me vahest ütleme, et kogus on vähe rahvast. No Jumal ootab 8 pärast ka. Tal on mingid probleemid, tal on inimene armas. Ja ütleme, et Soodomast oli ju veel vähem välja tulemas. Ennem hävingut tulla ei saanud, kui see Lot seal oma perega välja tuli, eks. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, Jumal on selline, et lihtsalt ennem ei saa teha neid asju, ta on pika meelega. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on selline Jumal, et kui me täna nüüd nagu selle ühe mõtte võtame, siis on niimoodi, et vaata selle maailma sündmused, isegi see, et täna öösel jäi see nagu võib-olla niisugune räägitud, et tuleb tohutu häving seal ühele riigile ja lähevad oma kiviaega. Tead, eks, et nagu toimub see asi, siis tegelikult Jumala pikk meel vältis selle praegusel hetkel. Lihtsalt välditi praegusel hetkel, ei lähe veel sellesse. Veel tegelikult anname tegelikult armu. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal armastab kõiki rahvaid. Jeesus on kõikide inimeste pärast vere valanud. Siin ei ole mitte mingisugust kahtlust. Ja sellepärast on see nii, et täna jäta nagu see meelde seda, et Jumala pikk meel on meie suhtes, Jumala pikk meel on teiste inimeste suhtes. Ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest. Jumal tegelikult selle oma pika meelega tegelikult tahab meid viia ühte kohta.
kohta, et me jõuaksime tegelikult meeleparandusele, see peaks olema seal kuskil Rooma 2:4 või, kus on nagu selline mõte on öeldud. või suhtud sa üleolevalt tema eelduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala eeldus tahab sind juhtida meelt parandama, eks. et sellepärast on see nii, et ta tahab, et kõik inimesed tuleksid meeleparandusele, nii kui seal Peetrus ütleb ka, sellepärast ta tegelikult viivitab. see ei ole niisama viivitamine, vaid et Jumal ootab tegelikult inimesi, et nad tuleksid meelepärandusele, et nad ärkaksid ja sest, et Jumal püüab igati seda inimeste juures nagu teha. ja sellepärast võtame suure tänuga tegelikult nagu seda Jumala pikka meelt. ma vaatan, kui ma leian need salmid, ma panin mõned siia endale telefoni nagu valmis, natuke pean otsima, teen lahti, et ma tegin pildid, et siis nagu saaksime need kätte, nii, ekraanipildid. ja lihtsalt mõned Vana-testamendi salmid, mis lihtsalt võtsin siia. ja seal on niimoodi, et noh, kui Mooses on seal peale seda kuldvasika lugu on seal, ütleme, ja see on 2. Moosese 34, ja tal on see issandaga kohtumine, siis 34:6, seal on selline jutt, et issand möödus tema eest ning hüüdis. issand, on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja tõest. et selline Jumal, eks. seal oli, ütleme, rahvas oli taganenud väga kiiresti, tegelikult teevad selle Egiptuse eeskujul selle vasika ja sellepärast, aga 4. Mooses 14:18 on öeldud, issand on pika meelega ja rikas heldusest, ta annab andeks patu ja üleastumise, aga kes ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patu laste kätte 3., 4. põlveni. ja sellepärast on see niimoodi, et teatud, nagu ütleme, sellised ütleme, et teatud probleemid lähevad siiski edasi inimestes ja see on tõsi niimoodi, et vanemate kaudu ka, kes elavad patuelu, siis ütleme, see läheb ka geenide kaudu läheb see edasi lastesse ja et paraku need asjad on nii, et kuidas me praegusel ajalgi neid asju mõistame. nii et nii ta on. ja ka laulus 145, eks on öeldud, et armuline ja halastaja on issand, pika meelega ja suur helduselt. nii et kiitus Jumalale. ja nüüd on niimoodi, et teate, kes on rohkem ootamas tegelikult seda, et Jumal oma lahendustega tuleks, on vaata see kogu see loodu on ootamas. vaata meie, ütleme, meil on niimoodi, et me elame selle loodu keskel ja praegu muidugi ma usun sedasi, et kui me mõtlesime, et mis siin selles maailmas toimub, et ega loodus saab ka väga kannatada, kui on sõjad. no ütleme, et kõik ja kui seal on näiteks, lastakse neid laevu põhja, mis on naftat täis ja ütleme, et mis need mererannad ja kui see nafta on seal kuskil ja sellest nagu praegusel hetkel eriti ei räägitagi nagu mingisugust eriti probleemist, sest et lihtsalt, et vaata, et saime hakkama niisuguse asjaga, eks. ja aga loodu on ootamas, et lõpetage see jama ära ükskord siin, millega te tegelete praegusel hetkel, et muidu te olite nii, et korjate konisid, aga vahepeal on see niimoodi, et läheb niisuguseks lahmimiseks, vahet ei ole, et las läheb niisuguste tonnidena, mida meie mõistus ei võtagi, mida siin kõike nagu kurja sellest tehakse. ja sellepärast on nii, et Rooma kirjas väga selgelt on öeldud, et sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. ja sellepärast on kallid niimoodi, loodu on nagu uskumas, et Jumala lastel on mõistus peas, ka siin maa peal elada. ja sellepärast, kallid, meil on tegelikult väga suur vastutus, isegi see, võiks ütelda, see loodu, mille keskel me ootame, ta usub sedasi, et üks uuesti sündinud rahvas, üks jumala rahvas, et nendel on nagu sellist tarkust ja lisaks sellele on vaata, mis meiega kaasneb, on see lihtsalt, et jumal paneb oma õnnistuse, vaata, et see on selline, et vaata, jumal õnnistab oma lapsi ja vaata, see on niimoodi, et see jumala rahvaga nagu kaasneb see ja sellepärast kiitus Jumalale, et lihtsalt selliseid asju võime need sõnast võtta. ja 130:18 on öeldud, ja ometi ootab issand, et teile armu anda. ja jääb kõrgeks, et teie peale alastada, sest issand on õiguse jumal, õndsad on kõik, kes teda ootavad. ja sellepärast meil on selline jumal, kes tahab tegelikult armu anda ja kõikidele rahvastele. meie oleme sellised praeguses ajas ja kallid, me kristlastena ei tohi selle maailma mõtteviisi võtta siin aeg-ajalt tõusevad ülesse, et osad rahvad tehakse niimoodi, et polegi nagu mingid rahvad. Jumala sõna mitte kunagi tegelikult seda niimoodi ei õpeta ja sellepärast on see nii, et kõigist rahvastest ja keeltest ja suguharudest Jumal kogub rahvast, ta armastab neid ja meie suhtumine peab olema selline kõikidesse tegelikult inimestesse. Nii et sellised on need lood, et issand on pika meelega. Kui parandame meelt,
nii nagu Niineves oli, näed, veel 40 päeva tuleb hävitus, meeleparandus lükkab selle kohe ära. ja sellepärast ja vaata, praegu on nii tõesti, et meie ei ole, kuidas ütelda, enam nagu jäänud väga kaugeteks pealtvaatajateks, vaid asjad on üsna lähedalt, on sündimas. ja sellepärast tormid ja tuuled jõuavad nähtavasti meieni ka. Sellepärast, et nii lähedal nad juba tegelikult puhuvad ja siis on see selline lugu, et meid aitab see Mattiuse 7. peatükk ja selle lõpp. Et kui me rajame issanda sõnale, rajame sellele kaljule, aga vaata, seal olid väga sellised, ütleme, taevariigi suhtumised, mida meie siin maa peal peame rakendama. Ja inimeste koha pealt ja suhtumiste koha pealt. Ja sellepärast siis tegelikult me jääme tegelikult püsima. Ja nii ta on. Nii et meie issand on ette elanud siin selles maailmas ja meie peame tema eeskuju järgima. Põhimõtteliselt ise, näed, ikka tuleb kuidagi meelde, varsti saab sellel aastal 70 aastat siin ilmas elatud ja mõtlen sedasi, et Jumal, sa oled väga ustav tegelikult olnud, kui palju sa oled tegelikult õnnistanud kõigil nendel erinevatel perioodidel, mis iganes on olnud, kuidas sa oled kaitsnud, kuidas sa oled teed rajanud, kuidas sa oled vaenlase silmal lauda katnud, kuidas sa oled asju lahendanud. Ütleme, et sellised, need näited tuttavad paljud, kes te mind kuulete, eks, et olid pulmad, ma mäletan seda, et näiteks tahtsime trükkida oma neid pulmakutseid, ei tohtinud neid kirikuid ja laulatusi kirjutada seal tavalistes nendes pulmakontorites seal. Minule trükiti Toompea lossis, võiks ütelda seal pesas, kes seda värki kõike valitses, sellest trükikohast trükiti need ära. Praegu võib rahuga rääkida, ei, need inimesed karistada ei saanud, nad seda tegid. Aga siis sellel hetkel nad ütlesid, kuule, mis seal küsimust on, et me teeme teile ära ja tehtigi need ära mulle seal. Ja ma töötasin seal allasutuses ja selle tõttu kuidagi need momendid tulid nagu kätte. Siis ma mõtlesin sedasi, et kui välja rääkida, et praegu on Iraan niisugune tähtsam koht. Meie pulmakokk oli see, kes oli Tallinnas Iraani sahhile ka laua katnud, kui oli sedasi, kui ma hakkasin mõtlema, et ta käis külas tollel ajal. Ja siis oli, meil oli ikka nagu meeles see, aga nüüd praegu on nagu see päevakorda jälle tõusnud, ja siis mõtlesin sedasi, et see tolmuslik õde, kes meie selle toidulaua eest hoolitses, et see sai tehtud ja kaetud ja siis tuleb nagu see, tuleb meelde, et on selline seos ka olnud. Ega me siis sellest poliitikast ei mõelnud, et mis seal toimub või kuidas neil seal asjad lähevad, aga igatahes Nõukogude ajal seal külas meil Tallinnas ka käis ja üks kokk oli talle ja meile ja nii, et ja kõik oli tegelikult üle hästi. Ja siis on mõtted, et on need Venemaad või Moskvad või kus ma iganes olin, igal pool tegelikult ma nägin sellist Jumala, sellist hoolitsevat kätt ja lahendusi sest et vaata, Jumalat ei takista need režiimid. Siin on niimoodi, et ikka vahest öeldakse, et hirmsad režiimid, et need väga takistavad. Ei, nad Jumalat takista. Jumala inglitel on ligipääs igast kindlast raudeesriidest läbi. Tal ei ole mitte mingisugust asja, et kuule, mõni riik teeb nii, et ei pääse, igale poole pääseb. Ja sellepärast on see nii, et me vahest tegelikult elasime nagu paremini, võiks ütelda, sellise nende režiimide all, sellepärast, et vaata, siis oli mingisugune, vahe oli nagu selgemini vahel, et kes me oli mustlikud ja kallid, ega kui vaatad, üldse on kõik õnnistused on tulnud, tulevad nagu selliste katsumuste läbi ja see mul ka täna siin nagu kirjas selle koha pealt on ka. Me usume, et tulevad ärkamised, et tulevad õnnistused. Aga kuidas need tulevad? Nad tulevad vahest selliselt, et keegi peab väga kannatama. Keegi pidi olema tulises ahjus, et teistel oleks pärast lahedam. Keegi pidi olema lõvide augus, et pärast oleks jälle selline, et tuleb kuningu poolt käsk, et kuule, et nüüd seda Jumalat tuleb teenida. Aga vaata, kas sa tahad olla see keegi? Aga läbi aegade on olnud niimoodi, et keegi on kannatanud ja sellepärast on see niimoodi. Ja keegi kannatas Golgata mäel, et meile tuleks see suur vabadus. No teisiti ei tulnud. Ja sellepärast on nii, me kõik naudime tegelikult seda suurt võitu, mida Jeesus tegi. Ja sellepärast on nende pigistuste ja nende pimeduse tundide ja nende raskuste järel tegelikult tulevad õnnistused. Ja sellepärast on niimoodi, et me vahest tahaksime nii, et mitte mingisuguseid probleeme ei oleks. Aga tegelikult on niimoodi, et nende probleemide järel on sageli ongi niimoodi, et õhk on puhas ja hoopis on uus olukord tegelikult nende müristamiste järel tulnud ja sellepärast on see niimoodi, et pühad peavad vahepeal kannatama. Sellepärast on niimoodi, et me näeme, et Piibel räägib märtritest, räägib märtrite arvu täide saamisest. Ma mäletan üks Soome vend kunagi, kui ta siin oli, siis palju teid ei olnud koosolekul, kes te täna siin olete, ta ütles sedasi,
et siin on see, kes märtri verega, tead, tunnistab issandat. saad aru, et me kõik siis istusime koosolekul ja siis mõtle, et kes siis sellesse rolli peab kukkuma. Ja vaata, kui sa oled niimoodi, et sul on üks hulgakene on siin koos, sõna tuleb, ja nüüd, kes sellel koosolekul olnud, te võite kõik ohata, et kergendatult, et meid see ei puuduta, võtta ise te seal olite. Ja sellepärast on kallid nii, et aga kallid, me peame tegelikult olema nendeks asjadeks tegelikult valmis. Sellepärast, et issanda annab tegelikult selle jõu ja võitmise selle jaoks, kui nisu iva ei sure, jääb ta üksi. Ja sellepärast on see niimoodi, et me vahest tahaksime, niimoodi, et need õnnistused tuleksid lihtsalt kuidagi kergelt. Pole nad kunagi kergelt tulnud. Ja Egiptusest välja tulek, väga suur piinamine ja orjus ennem ja siis tuli alles see pääsemine ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on see sama Jumal. Ja ma ütlen sedasi, et ega need raskused, ütleme, ei ole need asjad, mis lihtsalt on niimoodi. Mõned kaotavad raskustes usu. Kui ülekohus läheb väga võimsaks, väga tähtis on otsani tegelikult püsima jääda ja sellepärast on see, ütleme, ja Jumal kohtleb meid nagu poeg, eks sõna ütleb sedasi, et keda ta armastab, seda ta ka karistab. See Hebre 12 räägib ja põhimõtteliselt Aamose raamat räägib ka sellest. Varsti natuke vaatame sinna ka veel. Aga ega kõik ei paranda raskustes meelt. Ilmutuse raamat räägib väga selgelt, võivad raskused üle käia, inimesed neavad Jumalat edasi. Aga näiteks Paulus, kui talle räägitakse, et sa lähed Jeruusalemma, sind ootavad seal ahelad ees, ära mine sinna. Ta ütles, ma olen valmis surema ka, ma muudkui lähen. Ja sellepärast on see nii, et meie põhimõtteliselt on niimoodi, et kes me oleme Kristuse omad, me ei pea kartma ka, kui meid surmaga ähvardatakse, sellepärast, et kallid, Jeesus on surma ära võitnud. Praegu olid ülestõusmise pühad, meil peab nagu see meeles olema, et see teema on meil tegelikult lahendatud teema, et siin ei ole mitte mingisugust muud asja. Kui Stefanos sureb kiviraha all, mida ta näeb? Ta näeb avatud taevast. Kas sa näed praegu avatud taevast? Eks? Aga see, kui kivid oleksid suunatud, siis sa võiksid küll näha seda. Sest siis on issand on niimoodi, tead, et ta on nii kohal kui kohal. Ta näeb, et kes on ustav ja on minu laps. Et ma tulen lihtsalt praegusel hetkel appi. Ja sellepärast on see nii, et kallid, me oleme sellised, et me tahaksime mugavalt ja tahaksime hästi. Aga kõiki, kes tahavad Jumala kartlikult elada, kiusatakse taga, ütleb Jumala sõna. Ja sellepärast on niimoodi, et jätame neid asju ka meelde, sellepärast, et muidu me oleme nagu kuidagi nagu petetud, et me tulime lihtsalt, et selle kaitse varju alla, aga ei, kohati on see selline osa, kus me tegelikult, ütleme, peame minema nendest olukordadest läbi ja mis ei ole meile mitte õnnetuseks, vaid mis on tegelikult meile ja teistele ka veel õnnistuseks. Nii et nii ta on. Nüüd, Jumala sõna ütleb, et meil tuleb õppida Iisraeli minevikust, tuleb õppida Noa ja Loti päevadest ja ütleme, et Jumala sõna on meile antud just, et seal tagasiulatuvalt. Tänast lugu, nagu ma ütlen, me ei tea, kuhu poole pöördub. Meil on hea meel, et paariks nädalaks on mingisugune rahu nagu välja mõeldud. Kas see lõpeb ennem või läheb see edasi või kuidas need asjad lahenevad, täna meil on täitsa teadmata lugu. Aga need, ütleme, need piiblilood, mis on Jumala sõnas, need on meile tegelikult õpetuseks. Ja sellepärast meie Jeesus Kristus on eile, täna ja igavesti seesama. Ja sellepärast on nii, et meil on ükstapuha, kus sa loed piiblit, kõik kehtib. Mis pole veel sündinud, küll nad sünnivad, mis on sündinud, nendest asjadest on lihtsalt õppida. Aga nii nagu käsk oli mul tänaseks, et ma pean teile natukese jagama prohvet Jeremiat ja Aamost ja püüan nüüd seda asja ka teha. Ja sest, et püüdsin lugeda ja vaata, need on sellised lood. Ütleme, prohvet Jeremia võtan ennem. Ja prohvet Jeremia selline tegutsemise aeg on enne seda, kui varsti tegelikult Juuda riik hakkab ka lõppema. Ja ütleme, et ta on lihtsalt selline prohvet, kes põhimõtteliselt läheb ka koos sinna Paabeli vangipõlve, nii et Jeremia elas nagu sellisel ajal ja hakkab rääkima, et põhjast tuleb õnnetus ja ta oli noor inimene, võiks ütelda, ta on liiga noor, ütles, aga Jumal valis ta välja. Teate, see Jumal, kuidas ütelda, ongi siuke huvitav, et kuidas ta nagu neid inimesi ka valib ja hiljem ka Aamose koha pealt me näeme sedasi, et ta valib. Ütleme, et niisugune noor ja puutumatu, kujunemata võiks ütelda veel. Ei ole kõik, kedasse pandud, Jumal saab ise teda kujundada. Ütleme, et ja sellepärast nagu need Aamose raamatu, kui see mõte juba tuli, vaata Aamose raamatus on ju niimoodi, et ta on karjane kuskil seal Tekaos ja ta on seal, ütleme, Juuda poole peal karjane ja tuleb Iisraeli kuulutama, tema on nagu Iisraeli riigi hävingu eel seal rääkimas, eks. Aga vaata karjased, Taavet oli karjane,
Mooses oli karjane, Rist Johannes oli lihtsalt seal kuskil kõrbes, eks oli selline, Aamos oli karjane, kellest räägime. Miks nad olid karjased, kes olid Jeesuse sünniööl? Vaata, nad olid ühed rikkumata inimesed, kellele Jumal sai rääkida. Kõik eelarvamused puudusid, sest et meie, kes me oleme, ütleme, aastaid usus, meid on juba kujundatud, võiks ütelda, meil on mingisugune oma koguduse ja oma liikumise mõtteviis ja need asjad on nagu ütleme, meile juba peale tulnud ja mingis mõttes on niimoodi, et ega midagi teha ei ole, et me nii elame. Aga vahet ja vahel Jumal tahab lihtsalt, kuule, tahaks ühe niisuguse puhta aju saada. Kellele räägiks lihtsalt, et tal eelarvamused puuduvad. Ja nii kui ma talle räägin, tuleb issanda sõna, ta lihtsalt räägib selle edasi. Ja tal ei ole nende teistega pistmist. Ja sest, et vaata, ja teate, see Herakluse lugu, mis vahest on see selline, niisugune, tundub selline, et ega me ei pea seda väga targaks, et ikkagi tuleb olla. Aga osad inimesed peavad seda Herakluse elu elama sellepärast, et vaata, et siis nende mõtted ei saa nagu rikutud sellest, mis ümberringi on. Me elame praegu, ütleme, kus on väga palju informatsiooni. Osad inimesed on praegu suutnud niimoodi, et nad piiravad ennast, ma ütlen, kõigest tuleb piirata. Nendes uudistes, mis on siin selles maailmas ja ka isegi ka vaimulikes teemades ja värkides, sa ei pea kõiki raamatuid lugema, sa ei pea kõiki jutlustajaid kuulama, pigem suhtle niimoodi, et Jumal, keda ma pean kuulama, keda võib, keda tasub, keda ei tasu. Sellepärast, et kellegi teise jaoks. Ja sellepärast täiesti julgelt me ei pea, sellepärast nagu kõike ahmima. Ja sellepärast Jumal ise teab. Küsimus, et kui näiteks kirjad kogudustele, ütleme, need ilmutuse raamatu kirjad, Paulus vahepeal kirjutas, ütles, et andke teisele ka lugeda. Aga ilmutuse raamatu kirjad olid väga konkreetselt. Sellele kogudusele, teisele kogudusele. Ei olnud, et kuule, meile on antud nad kõik, et õpime nagu nendest kõigist. Aga sellel hetkel see isiklik sõnum oli väga isiklik, mida Jumal tahtis edasi anda. Nii et nii ta on, ja nüüd on selline aeg, kus hakkab juudal tegelikult häda kätte tulema. Nad on oma noorepõlve armastuse ära kaotanud. Ja sellepärast nad on Jumala jätnud, see põhihäda oli see, et nad jätsid Jumala, ebajumalad tulid asemele ja oma kätetööd tegelikult väga austati. Ja sellepärast on Jumal niimoodi, et ta aeg-ajalt ikka võtab kätte. Nebukadnetsar ka oma asjast tundis uhkust, tead, kohe võeti mõistus ära. Ja kõik need Paabeli tornid ja asjad on langenud ja nagu Jesaja raamat räägib, et kõikidele nendele tornidele ja laevadele ja nendel on päevad ja midagi teha ei ole, et nii need asjad paraku siin selles maailmas on. Et mis väga kõrgeks tõusevad, nende vastu tegelikult Jumal ühel hetkel tuleb. Ja siis ei otsita tegelikult Jumalat, siin näiteks Jeremia 2. peatükk, et ma siit teen korraks nagu lahti selle koha, olite küll nagu uudse vili, kõik see mõrisepõlve armastus oli siin alguse poole, on öeldud sedasi, aga siis 6. salm, nad ei küsinud, et kus on issand, et kes meid Egiptuse maalt välja tõin. Issand ütleb, et mina tõin. Preestrid ei küsi tegelikult, kus on issand, siin 8. salm räägib. Nad ennustavad Paali nimel ja käisid asjade järel, millest pole abi. Ja teate, see tendents on Jumala rahval praegusel hetkel ka. Kõik sellised maailmalikud lähenemised, ütleme, haridused, psühholoogiad, värgid, vaata, kõiki neid lihtsalt tarvitatakse. Õpime, teeme, tead, ja ollakse nagu rõõmsad, tehakse koolituse värki, kutsutakse maailma inimesed, rääkige, kuidas te olete edukad, et me tahame ka edukad kogudusena olla. Tead, minul on seal alati nalja teinud, et kuidas niimoodi saab üldse lähtuda. See on teise riigi värk, võiks ütelda, selle maailma asi. Meie peame olema siin selles maailmas eeskujuks, meie mõtted on kõrgemad, meil on teisest kohast kõik. Aga ütleme, et vaata, kui me elame siin selles maailmas, siis nii lihtsalt see tegelikult läheb. Patusse suhtumised, piiride ära kadumised, harjume ära, ütleme, nende asjadega, mis ümberringi tegelikult nagu meil siin on, lihtsalt see juhtub nii. Ja siis me oleme, ütleme, vahest rahulolematud ja tormame ringi ja tead, ma ütlen sedasi, et õnnis on tegelikult see inimene, kui sa tegelikult nagu oled leidnud omale koha, kui sa oled nagu üks puu, mis on istutatud veeojad äärde ja sa püsid nagu paigas ja sellepärast, et vaata, Jumal teab, kus sa oled. Jumal teab sinu eest hoolitseda ja sellepärast on see nii, et julgustan selle koha pealt, et ära ole ringi ka väga tormamas, sellepärast, et ega see väsitab tegelikult, ega sellest palju rohkem abi ei ole. Ja ebajumalatega niikuinii, et need ühel päeval ei aita, need jätavad, see on korduv lugu, sellepärast, et võtta ja kui meie Jumalat ei kuule, siis on muidugi kurb lugu on see ka, et Jumal jätab meid ka nii, et las need ebajumalad aitavad. Nii nagu seda siin Jeremia 2. peatükis on öeldud, et
2. peatükk ja 27 lõpp, et oma häda ajal nad ütlevad, tõuse ja päästa meid, nendele ebajumalatele. Aga kus on su jumalad ja kuidas kelle enesele valmistasid? Tõusku nemad, võib-olla nad isegi ütlevad siin, tahavad Jumala käest abi saada, aga Jumal ütleb, et las need ebajumalad aitavad. Ja sellepärast on see nii, et paraku ta nii on. Mäletan, üks siin armas kirikuõpetaja kunagi ühel surnuaiapühal, mulle jäi see nii meelde, tead, tema mälestab seal need issandas lahkunuid ja siis, kes olid ilmalikult maetud, et las need ilmalikud mälestavad, et mina need mälestama ei hakka, tead, eks, et praegusel hetkel on see selline lugu, et las siis need, kelle peale sa nagu toetusid. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et nii ta on. Teate, meie värk on nii palju kõvem. Et kui matustest tuli juttu, räägime niisuguse lõbusama loo ka juurde. Oli üks meie koguduse liige, keda maeti, ja lapsed tahtsid ilmalikku matust teha oma lahkunule, ma ei tea, oli see isa või ema, aga igatahes oli niimoodi, et tehti ilmalikku matust. Nõukogude aegadel ikkagi, et nii teha. Aga minu ema luges sellel matusel ühe luuletuse ja siis pärast oli sihuke süüdistus, et kuni täitevkomiteeni pidi väljas, tal isa pidi käima aru andma, et miks see tekliproua mattis. Sellepärast, et see üks luuletus oli nagu üle kõige, et nemad ütlesid, et kuule, nüüd mattiski. Tead, et nüüd oli see, aga vaata, selles oli kõige tugevam võitmine, et kõik muud jutud jäid lihtsalt alla. Ja sellepärast me oleme nii tegelikult siin selles maailmas mõjumas. Nii et julgust on selle koha pealt. Meil ei tasu häbeneda issandat. Me ei tohi harjuda kurjaga oma kommetes. Jeremiase 2.33 ja selline süütu vere valamine, mis on et Jumala sõnas korduvalt, et ütleme, et me vahest nagu mõtleme, et kuidas see nagu toimub, eks. Et kas otsesemalt või kaudsemalt või kuidas see käib. Tegelikult seda toimub nii otsesemalt kui ka kaudsemalt kindlasti, kuidas seda tehakse. Ja nüüd on niimoodi, et siin on jutt juba, ütleme, siis juudast, eks. Iisraeli riik oli selleks ajaks oli hävinud. Õppige sellest, mis ennem oli, öeldi, samamoodi, aga nad ei õpi. 3.6 näiteks siit sellest võib seda ütelda sedasi, et kas sa oled näinud, mida on teinud see tagane Iisrael, eks, ja ei õpita selle oma õe käest, kelle riik juba on kadunud. Ja sellepärast me inimestena tegelikult oleme niimoodi, et 3.11 on öeldud, et ja issand ütles mulle, taganenud Iisrael on osutunud süütumaks, kuid ruuduseta Juuda. Et Juuda teeb hullemini, kui tegelikult Iisrael tegi, kes oma riigi juba kaotas. Ja kui me peseme oma südame kurjusest, 4.14 on öeldud, siis saab meid päästa. Ja sellepärast Jumal paneb tähele neid meie tegemisi. 5.2 on räägitud sellest, et otsitakse linnast, et kas kedagi on, kes teeb õigust. Ja sellepärast on see nii, et vaata, Jumal on seda samamoodi tegelikult jälgimas ja ma ütlen, et ei taha ütelda nagu seda, mida olen hiljuti kuulnud, lihtsalt valus on vahest kuulda, et kus on sellist, ütleme, inimeste omavahelist ebaõiglust, ka rasketel aegadel, kus on, ka sellistes olukordades, kus on sõjaolukorrad ja värgid, et ikka petetakse ja tarvitatakse nagu neid võimalusi ära. Ja teate, ega rasked ajad ongi nii, et välja tulevad, et kui ikkagi on majad katki ja maratöörid tulevad kuskilt välja ja siis alles näed, mis rahvas siin tegelikult elab siin meie maal. Praegusel hetkel on lukkus ja kinni ja ei saa lihtsalt, eks. Aga siis tekivad paljudele võimalused ja sellepärast see on väga-väga ka kole tegelikult, kui need keerulised ajad on, mida me inimestest vahest nägema peame. Nii et nii ta on. Nad astuvad kurjuses üle iga piiri. See on öeldud Juuda kohta 5.28. Ei aja kohtuasju, ei anna õigust vaestele. Ja sellepärast on see niimoodi, et me oleme rääkinud, ma hiljuti ütlesin, et vaata, Jeesus ütles, et tahtjad, et mis sa kohtusse lähed, et õigust ei saa. Et anna kohe ruttu oma selle särk ja kuub ja kõik anna ära ja rahu maa peal, eks. Aga siin on nagu praegusel hetkel on öeldud sedasi, et ei aetagi seda õiget asja. Me elame selle patuse maailma keskel, kus on nagu sellised asjad, aga Jumalale tegelikult need asjad absoluutselt ei meeldi. Seal on niimoodi, et kui õiguse pärast oled kohtu all, ära siis seal väga puksi seal, kannata see jant ära, sest et küll Jumal toob su õiguse nagu esile, nagu lõunaselguse. Nii ta on. Ja me saame tegelikult oma mõtete vilja, 6.19, võtan ühe sellise salmiga veel, me oma mõtete vili. Ja vaata, see maailm mõtleb
ja lihtsalt on niimoodi, et ma ütlen, et omal ajal olid punased mõtted ja elati nende mõtete järgi. Neid värve vahetatakse ja mingite mõtete järgi elatakse kogu aeg. aga me nagu toome nagu selle nagu kätte ja jumal laseb isegi selle nagu lõpuni minna, et saage tunda, mida te siin tahtsite ja mõtlesite. ja nii ta on. Nii et ja nii läheb, ütleme, Jeremiia siin oma asjas. Aga nüüd Aamose raamatuga lõpetan mõned mõtted selle koha pealt. Võtta, Aamose raamat toobki välja selle, et kuidas neid paganaid ja jumala rahvast erinevalt koheldakse. Paganatel on siin mingisugused, et viivad seal näiteks 1:6 või 1:3 hakkab vilistidest pihta, Damaskus, ütleme, mis nad teevad, seal on niimoodi, et nad on seal mingi Gileadi rahvale ja asjadele on seal kurja teinud, on vägivalda tarvitatud ja sellepärast tulevad probleemid. Vilistid viivad seal rahvaste asumisele, 1:6 on räägitud, Tüüros on mingisugust vendluslepingut rikkunud ja jälle asumisele saatmised, ikka niisugused rahva kiusamised ja siis Eedom on 1:11 on venda mõõgaga taga ajanud ja siis ammonlased olid väga metsikud, ütleme, väga metsikud kuritegusid tegelikult tegid, mida nad tegid, aga võtta, jumal paneb kõiki neid asju tähele. Kõikidele nendele tulevad karistused nagu selliste asjade pärast. Lihtsalt mingisugused teod, mis nad tegid ja siis on niimoodi, et Eedomi, ütleme, maapea hävitab seal Eedomi kuningat, põletab tema kuningaluud seal lubjaks, ma mõtlesin, et kas ta kaevas seal mingi kuningaluud üles, põletas neid või tegelikult vist oli ikkagi kuninga tapmine lausa ja hävitamine, et toimusid need asjad. Jumal paneb neid asju tähele, et milliseid kuritegusid, milliseid sõjakuritegusid tehakse ja Jumal saadab oma karistused nende koha pealt. Aga siis tuleb Aamose seal 2, 4 ja 5, aga juuda koha pealt öeldakse mitte midagi muud. Jumala jätmine, ebajumalad ja jumala seaduse ülgamine. Ja sest meie asi on kõige tähtsam on see, et me jumala seadust ei ülgaks. Et me seda ei unustaks, et ei juhtuks nii, et me nagu ei teagi sedasi. Nii nagu ütlesin sedasi, et kallid, Eestis meie käest nõutakse, et meie täidaksime jumala seadust. Paganate käest, kes on siin Eestis, nõutakse midagi muud. Ja sellepärast nii ta on, et peame meie seda meeles, et meie ei saa ütelda sedasi, et me jumal ei teadnud su seadusi, meil oli su sõna. Teadsime, peame selle järgi tegema. Ja siis 2:6 Aamosest tulevad juba nagu need Iisraeli, see on põhiliselt on niimoodi, et juuda pool tuli Iisraelile ütlema neid asju, eks. Ja Iisraeli kuriteod on niisugused, et õigete ja vaeste vastu ja finantskuriteod ja need momendid praegusel hetkel, ütleme, et osad on täitsa kõvasti tegelikult sellistes olukordades ratta vahel. Ütleme, ka praegusel ajal ja inimesed, ütleme, ei saa kohtutest ja kohtadest õigust tegelikult, et midagi teha ei ole. Aga näed, Jumal paneb tegelikult tähele, siis keelatakse, et prohvetid ei räägiks. Kiitus Jumalale, et meil on praegusel hetkel veel on nagu rääkimise selline võimalus ja aeg. Et ütleme, et me võime need Jumala sõnast, et ei ole ühtegi kirja kohta meile öeldud, et kus on lugeda ei tohi, loen kõiki kohti, mis siin iganes on, eks, võime lugeda. Aga on need ajad, kus tegelikult tullakse selle vastu, on need riigid ja kohad juba, kus tullakse tugevalt vastu, kus, ja eriti kui sa veel avalikkuses tahaksid mingit kohta rõhutada ja ütelda. Ja nii ta on. Ja teate, minul on, ma ei tea, kas teil on nii, et aga mina, kui sõidan näiteks Retsi-Auast mööda Tallinn-Tartu maantee peal, enamjaol tuleb mul alati nagu meelde, niisugust soe tunne käib läbi. Ma ei tea, 2 korda või 3 korda või mis me seal Retsi-Audu all oleme käinud ka, lihtsalt oleme sisse põiganud ja käinud selle tiiru ära, aga kui jõuad jälle sinna kurvi ja kus seal see niisugune väike kuused on kasvanud kõrgemaks ja seal oli mingi raudkobakas oli seal üleval niisugune, nüüd on juba kuuskede taha jäänud, kus see pööramise kohta, need ikka pidasime meeles ja vahepeal 100 kilomeetrit, kus koha pealt tuleb ära keerata ja tead, aga alati tuleb üks soe tunne, et ja siis mõtled, küll on hea, et ta maeti sinna Tallinn-Tartu maantee äärde, et ikka tead, et kui lihtsalt mööda ka sõidad, et oli üks mees, kes oli Jumala hääl, kes hakkas häda tulemist kuulutama, kas teda kuulati või kuulatud, vahet ei olnud, eks, aga ta oli Jumala poolt läkitatud ja see tuli ja sellepärast andku Jumal praegusel hetkel neid, kes julgevad rääkida ja sellepärast, et Aamose raamatu kohta ütlen, Iisraelil ja Juudal oli väga ilus aeg, mingeid probleeme ei olnud, mõlemad riigid õitsesid ja elasid ja tuleb üks Aamos sinna, kes ütleb, et Iisraelil häda ja Juudal häda.
no paganatele ka omad lood räägib ära. ja asjad olid veel tegelikult alles kaugel, võiks ütelda teatud mõttes. aga ta juba tegelikult rääkis, et need olukorrad on tegelikult on tulemas, sest Jumal räägib tegelikult nendest asjadest. ja sellepärast on see nii, et väga tähtis on tähele panna, et Jumal räägib. Lõpeb Aamose raamat ühe väga tähtsa ütlemisega ja ma teen ka selle lahti, sest et ma ennem praegu Aamost lahti teinud, ainult märkmeid vaatasin. aga vaata, Aamose raamat lõpeb selle Taaveti telgi tegemisega. ja no see algas pihta, võiks ütelda seal, kui juba Peetrus paganate ristimised ja asjad on ja rõõmustavad seal Jeruusalemmas, et vaata, nüüd hakkab see asi sündima. ja ka siin Aamose 9.11, sel päeval ma taastan jälle Taaveti lagunenud koja, müürin kinni ta praod, koristan ta varemed ja ehitan ta üles, nagu ta oli muistsel päevil, et nad saaksid pärida Eedomi jäägi ja kõik rahvad, kelle üle on nimetatud minu nimi, ütleb issand, kes seda teeb. ja sellepärast on see niimoodi, et tegelikult see Taaveti telk on kõigi rahvaste jaoks. Evangeelium on kõikidele rahvastele. ja sellepärast on see, et ei tohi siin me sugugi eksida, et vaata, noh, need näiteks see Luuka 13 ja 29, et kus on siin öeldud väga selgelt, et ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast, istub lauda Jumala riigis. ja viimsed, kes saavad esimesteks ja esimesi, kes jäävad viimseteks. ja sellest vaata, need rahvad, kes ei ole praegu veel issanda juurde tulnud, need viimsed võivad esimesteks saada. sest vaata, nad tulevad selle avastuse ja armastuse ja rõõmuga ja täiega. Nad on oma pagana jumalat teeninud ustavalt, kui meie, võiks ütelda. ja siis, kui nendel ühel hetkel lahti läheb, siis nad tulevad ja istuvad Jumala riigis. ja sellepärast on see nii, et kallid, meil on nii, et peame otsani vastu pidama, mitte oma jumalast taganema ja peame kannatama seda aega, kus on issandal kannatust veel, et oodata neid sissetulijaid. Rohkem kui 8 ootab kindlasti. Aamen. Tõuseme. Isa, me täname sind, et võisime olla su sõna juures ja tänu sulle, Jumal, et kui praegune maailmapilt on selline, et meil on raske siin midagi arvata, tundidega muutuvad need olukorrad, mis siin on aga Jumal, me täname sind, et kõik on sinu kontrolli all, sinu plaanid täituvad, sina ehitad Taaveti telki, sina lased evangeeliumil levida, sina räägid inimestega, sina kutsud ja tõmbad ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et me võime lihtsalt sind usaldada. aga isa, me palume praegusel hetkel endi pärast, kes me oleme sinu omad, et me sinust ei taganeks, et meie armastus ei jahtuks, et me otsani vastu peaksime ja isa, me palume lihtsalt praegusel hetkel sinu armu igale jumala lapsele, kes me oleme siin sellel maal, et me ei unustaks sinu seadust, et Kristus, meil võiks olla sinu meelsus. aga issand, me täname sind, et sa armastad ka kõiki paganaid, kes on meie maal. ja Jumal, me täname sind, et sina tahad oma armastusega tõmmata ka neid inimesi ja sellepärast, isa, me täname sind, et sina suhtud meisse kõigisse õieti. Nendesse, kes sind ei tunne ja kes võib-olla sinuga mingit kogemustki saanud ja pole üldse võib-olla evangeeliumi kuulnud niimoodi, et see on kuskile nendele jõudnud. aga Jumal, me täname sind, et me võime arvestada sinu selle pika meele ja eelduse ja armastuse ja selle rohkusega, millega sa oled praegusel hetkel veel selle maailma peale vaatamas, isa, kiitus ja tänu sulle Jeesuse nimel, aamen.